Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Euroopa jutud. Minu nimi on Raivo Vare ja täna on meil külas Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras. Eestis hästi tuntud inimene, kindral, Eesti kaitsejõudude juht, olnud pikka aega kogu oma suure osa töömehe elust sellele pühendanud ja nüüd Euroopa Parlamendis pühendab ennast nendele teemadele, mis on olulised Eesti rahvale. Siit ka üks nendest tänapäeval eriti aktuaalseks muutunud rohepöördega seoses energeetika teema. Ja sellest me põhiliselt täna ka räägime. Riho, alustame muidugi sellest, et oli alles õigemini, ütleme niimoodi, et kuum lausa on praegu Glasgow's toimunu ja seal toimunud kliimakonverents COP26. Nüüd, kui vaadata seda läbi energeetika prisma natukene, siis mis sealt sõelale niimoodi esimese hooga jääks just meid siin Euroopas ja eriti Eestis arvestades? No esiteks ma tahaksin öelda, et natuke seda kliimakonverentsi on kardetud, sellest on skeptiliselt räägitud, aga iseenesest see, et maailma riigijuhid kokku tulevad ja seda kliimateemat nagu tõsiselt võtavad, on ju meiesuguse riigi jaoks väga oluline. Sellepärast, et Euroopa Liit tahab ja ongi kliimahoiu arengutes eesrinnas, ehk kõik, mis meie teeme igal juhul rohkem kui teised, mistõttu sellised formaadid, mis mahajääjaid kaasa veavad, ükskõik kui kiiresti nad siis kaasa tulevad, on ju meile kasulikud. Meie niikuinii oleme natuke kaugemal. Aga kahjuks selle konkreetse konverentsi tulemus ei ole just see, mida loodeti, sellepärast, et kokkuleppele jõuti pärast seda, kui Hiina ja India, kaks kõige suuremat maailma reostajat, nii-öelda neid ambitsioone kõvasti maha keerasid. Aga hea seegi, et vist esimest korda, kui mu mälu mind ei peta, on hiinlased ka ikkagi laua taga ja päriselt tahavad kaasa rääkida antud teemal. Kas nad seda tahavad ainult verbaalselt või ka sisuliselt, on hiinlaste puhul alati järgmine küsimus. No, kui me nägime, kuidas esimees seda lavastas, siis tegelikult oli ikka niimoodi, et tema ütles enne konverentsi juba maha, et meie teeme 2060. aasta kliimaneutraalse eesmärgi endale. Ja siis oli suhteliselt tagasihoidlik teatud aja enne, kui siis paiskus välja ameeriklastega tehtud kokkuleppe seal Glasgow's ja nüüd on siis räägitud Bideni ja Xi tippkohtumisel nii-öelda virtuaalsel pikas vestluses sellest ja tundub, et see on ka üks väheseid teemasid, kus ka nähakse nagu seda ühist tasapinda, aga samas hiinlased on selgelt ka välja öelnud, et nemad ei kiirusta, nemad võtavad oma tempo. Ja olgem nüüd ausad, nagu sa mainisid, nad on ju kaugelt maailma suurimad saastajad ja 10 aasta pärast nad ka kumulatiivselt juba ületavad saastega Ameerika Ühendriikide kumulatiivse efekti, mis siiani on 1,5 sajandit kogunenud. Nii et see on ikka märkimisväärne, mis hakkab toimuma ja Hiinast sõltuma tegelikult. Ja järgmine on ju kohe Ameerika Ühendriigid ja siis tuleb tükk tühja maad ja siis alles tulevad teised mängijad, India, siis on alles Euroopa Liit oma 6,4% CO2 emissiooniga ja siis kohe kannul Venemaa ja kõik teised. Ehk siis me oleme tegelikult sellises olukorras siin koos kõik Euroopas, et me peame eest vedama, aga me ei ole kõige suuremad muulad selles rakendis. Seetõttu ma ütlengi, et meie jaoks ükskõik kust nurgast me seda ei vaata, on selline konverents, kus me neid suuri kaasa veame ja Ameerika Ühendriigid sealhulgas mitte kahtlustki ei ole, et ka nendel on see sama mure ja ka seal on erinevad suhtumised, eks ju. Ja kõik see loomulikult ju pikas perspektiivis mõjutab riikide konkurentsivõimet. No üks uus asi oli ju ka sellel konverentsil, see oli metaani teema. Metaan on ju siiamaani jäänud silma alt üldse välja, rõhk on pandud CO2-le, aga metaan on ju tegelikult selle kliimasoojenemise tehnilises kontekstis ju palju hullem asi. Jah, ta on lühema nii-öelda elueaga ja tsükliga, aga ta on ju palju suurema mõjuga, kümnetes kordades suurema. Ja see on teine teema, mis meil alati põllumajanduslikus valdkonnas nagu jutuks tuleb ja kus me ka nii-öelda peaksime siis väga tõsiselt ise samme astuma, aga veel kord, Eesti mure on see, et me oleme nii imepisikesed ja tegelikult, kui me vaatame, meie jalajälg on suur. CO2 jalajälg on suur. Per capita.
tahtsin just jõuda, nagu me igas per capita arvutuses oleme kogu aeg maailmameistrid, sellepärast et meil on elanikkond nii väike ja aga kui me vaatame seda, et kuidas meil õhupuhtusega lood on, siis Tartu, Tallinn ja Narva, meie suurlinnad on Euroopa tipus õhupuhtuse koha pealt, mis tähendab, ütleb tegelikult ju seda, et meie õhk on puhas ja me ise ei peaks nagu eesrinnas tormama kõigi nende uuendustega kaasa iseenda majanduse konkurentsivõime arvelt. Kusjuures tegelikult ju majanduslikult restruktureerimine, mis on meil toimunud selle üleminekuperioodi jooksul, on ju tegelikult toonud kaasa selle, et vormiliselt oleme eesmärgid ju täitnud, need, mida teised alles kulutavad. Just, ja seetõttu mina arvan, et me peame, ütleme, käituma natukene rahulikumalt enda eesmärki esirinnas olemisega. Meile meeldib olla esirinnas, aga me olemegi esirinnas. Seda nii energeetikas kui ka põllumajanduses. Vaatame, kui meil hakkavad kehtima samad reeglid, mis nii-öelda teistel Euroopa riikidel, näiteks väetiste kasutamine, ütleme selliste keskkonnasaastavate väetiste kasutamises, kus me täna oleme juba esimese 3 hulgas selle vähesuselt, ehk me oleme väga puhtad juba täna. Väga mahedad ja kui me siis lööme veel poole võrra seda vähemaks, siis lõpuks on jälle konkurentsivõime, hind ja lõpuks on ju kõik see, mida meie maksumaksjad, Eesti maksumaksjad kinni maksavad ja energeetikas on see täna ju mu ämm ja äi maja ei küta elektriga. Hoiavad kokku ja annavad oma nende tütrele, kes elab nendega seal perega seal samas majas aega, millal pesu pestakse, sest ämm jälgib väga tähelepanelikult elektribörsi. Ja see on asi, mis näitab, et tegelikult see ikkagi iga majapidamist kõige rohujuure tasandil väga oluliselt mõjutab. Nojah, tegelikult energeetika on ju kõikide asjade sisend. Sisuliselt me oleme energia, kui täpne olla isegi elektritsivilisatsioon eelkõige. Ja sellest oleneb kõik päikesest pärit, eks ju. Lõik kõik ja selles mõttes küll. Aga tegelikult selles mõttes siin põllumajandust me rääkisime, et põllumajanduses on täna probleemid tekkinud seoses sellega või tekkimas, et gaasihinnad on väga kõrged ja väetise tootjad on hädas. Aga põllumajandus ilma väetisteta ei ole päris see põllumajandus, mis ta peaks olema, mis see tähendab? Tähendab, et hinnad tõusevad toiduainetele. Aga põllumajanduses, korra nüüd siin energeetika kõrvalt ka põllumajandust rääkides, põllumajandus räägitakse isegi sellest, et ainult maa kündmine on juba see, mis saastab ja tegelikult oleks kõige parem, kui me üldse maad ei künnaks, vaid külvaks sinna ilma kündmata maa peale, sest siis me veel vähem toodaksime seda igasuguseid gaase, mis õhku rikuvad, eks ju. No ma arvan, et see osakaal, mis tegelikult maailmas on emissioonis, on põllumajandusel kuskil suurusjärgus 15%, see tegelikult on väiksem häda kui siiski see, mis tuleneb otseselt energeetikast. Reaalne pilt on ju selline, et energeetiline tarve inimtsivilisatsioonil kõikidel tema nii-öelda regionaalsetel arvudel Euroopal kaasa arvatud ja meil samuti ju kasvab. Ja kasvab eksponentsiaalselt. Just, ja samal ajal me peaksime redutseerima selle olemasoleva fossiilkütustel 82% ulatus maailmas fossiilkütustel põhineva tootmisvõimsuse nii-öelda asendama selle roheliste tootmise võimsustega. Ja samal ajal kasvab veel tarve ehk looma juurde veel ka kasvava tarbe jaoks võimsusi. See on ikka väga võimas, 130 triljonit dollarit oli siin jooksis läbi number. Lahendus saab olla ainult uutes tehnoloogiates, ehk tänaste tehnoloogiatega, tänase praeguse seisuga me ei suudagi seda probleemi, seda nii-öelda võtit lahendada sellepärast, et arvata, et tuule ja päikesega, tuuleenergia on ka tegelikult päikeseenergia, aga tuule ja päikesega suudetakse seda energiat toota niimoodi, et see kataks ära selle vajaduse, mis siiamaani on tulnud nii-öelda fossiilsetest kütustest, see ei ole adekvaatne, sellist tehnoloogiat täna ei ole. Ma ise muidugi, kui ma 10 aastat tagasi sattusin Inglismaal külastama ühte tuumasüntüüsikeskust, siis ma sellel hetkel lootsin, sest sellel hetkel räägiti, et see on nüüd see tuleviku tehnoloogia, mis siis tekitab praktiliselt veest energiat ja meil on kõik probleemid lahendatud sinna, aga ei ole viimastel aastakümnetel piisavalt investeeritud, sest tegelikult see tehnoloogia on olemas juba aastakümneid, 50-60 aastat, eks ju, teadmine, et seda on võimalik kuidagi moodi
inimkonna hüvanguks rakendada, aga keegi ei ole suutnud seda nii väikseks teha, et seda tõsiselt ka päriselt teha saab. No tegelikult tehnoloogiline väljakutse ongi rohepöördega seoses ka energeetikas kõige suurem väljakutse. Reaalne pilt on ju selline, et on ligi pool tehnoloogiatest, mis oleksid vajalikud kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks. Noh, nüüd küll selgub, et ilmselt natuke hiljem seoses suurte poolt tähtaegade edasilükkamisega, ma mõtlen suurte riikide poolt, aga see võtaks sisuliselt suurusjärgus noh, ütleme 50% tehnoloogiat tuleb luua kommertsiaalsel viisil. Ehk siis isegi kui ta on teoreetilise skeemina või katseseadmena olemas, siis teda veel ei ole olemas sellisel kujul, mis kannataks suurt tiraaži ja suures ulatus kasutamist. Nagu ka 4.–5. põlvkonna tuumajaama, kui mitte sünteesist rääkida, vaid sellest nii-öelda vanamoodsast tuumaenergeetikast, eks ju. No, me peame nüüd sooritama selle kiirhüppe. Aga kust see tuleb, kui me sinna ei investeeri? Me deklareerime asju, mille mõjuanalüüsi ei ole tehtud ja minu kõige suurem ütleme kriitika selle Fit for 55 kohta, mis Euroopa Komisjon on nii-öelda käivitanud, on see, et tegelikult ei ole tehtud mõjuanalüüsi üldse. Ja kui on tehtud, nagu näiteks põllumajanduses, eks ju, siis on seda tulemust varjatud. Ehk et Frans Timmermans läbirääkimiste ajal, kui räägiti uut põllumajanduspoliitikat ja reformi läbi, käskis mitte näidata parlamendile ja riikidele valmis kirjutatud mõjuanalüüsi, et see tulem oleks tema jaoks soodne. See peaaegu oleks viinud selleni, et põllumajandusrahastamine oleks parlamendis tagasi lükatud tänu sellele, et ta varjas seda. Ja seda mõjuanalüüsi tuleb teha nii Euroopa riikide tasemel ehk Euroopas tervikuna, kui minu arust peaks ka Eestis väga selgelt sellele peale vaatama. Ja kui ma tõstatasin selle sama energeetika ja varustuskindluse küsimuse Eesti parlamendis 1. juunil, püüdsin siis seda teemat nagu natukene torkida või öelda, et kuulge, elektrihind läheb liiga kõrgeks. Riiklikult tähtsa küsimusena esinesin seal ja professor Konist toetas mind ja nii edasi. Siis seda ei pannud isegi keegi tähele. Seda ei pannud mitte keegi tähele. Aga seal ma ka täpselt samamoodi ütlesin, et tegelikult esiteks meie energiastrateegia on ajast ja arust ja täna enam täiesti ei ole nagu relevantne selles kontekstis, kus me täna elame. Ja teiseks seda mõjuanalüüsi Eestis ju tegelikult ei ole tehtud ja kõik räägivad Põxitist ja mina, olles pärit kaevuri perekonnast, minu vanaema oli kaevur, elas Tuhamäe tänaval, küttis oma ahju põlevkivitükkidega, mis ta Varemäe mäest kokku korjas, eks ju. Olen esimene, kes ütleb, et loomulikult tuleb põlevkivienergia või põlevkivi põletamine lõpetada, sest see on kõige mõttetum meie maavara raiskamine, eks ju. Aga seda ei saa teha niimoodi, et meil ei ole asemele mitte midagi pandud. Ja kui ma vaatan kogu seda elektriautode juttu, siis see tegelikult on äge. Mul on endal hübriidauto, ma tahtsin osta elektriautot ja selgub, et nii palju punkte on, miks ma seda teha ei saa, sest et see auto ei sõida piisavalt kaugele, seda on ka kuskil infrastruktuuri ei ole, kätte ei saa kusagilt. Ja siis ma Hollandis elades küsisin, mul tänav oli täis, seal oli iga 2 meetri tagant peaaegu oli see istik öeldes, ja autod seisid kõik suured BMW X5, mis iganes, ma ei tea neid nimesidki, küsin, mismoodi see saab efektiivne olla. Nad olid see nii-öelda plug-in hübriid, mis tähendab seda, et sa saad sõita kas elektriga või kütusega. Ja ta ütles mulle väga lihtsalt, et ei, et ma saan 30 000 selle auto odavamalt, ma sõidan ikka diisliga või selle mitte diisliga, vaid ma sõidan ikka bensiiniga. Aga kui ma selle pistiku sisse panen, siis esimesed 20 kilomeetrit ma saan sõita elektriga, 20 kilomeetrit kehva ilmaga. Ja siis ma saan selle auto odavamalt, ehk selle sama reostava auto odavamalt. See on puhas rohepesu. Aga kui me juba sellest räägime, siis tõenäoliselt sellises olukorras, kus on väga kiirendatud jõulise ülemineku periood, nagu praegu on rohetehnoloogiatele. Ja see toob nagu iseenesest kaasa sellise segaduse, kus on nagu ütleme niimoodi, sogas vees on kergem kalu püüda. Ehk siis rohepesu on nagu tõenäoliselt mõnda aega meid kaasnev protsess paratamatult. Ja nüüd on küsimus selles, et mida saab teha, sest need reeglid on ju kõik rohkem sealt Brüsseli kaudu tulevad, eks ole, et sealt välistada seda rohepesu. Kas seda on tajutud ja kas seda selle nimel pingutatakse? See on tegelikult keeruline. Ma arvan, et tegelikult seal on veel mingid nagu ärilised ka, sest tegelikult on ju Euroopa majandus nii-öelda suurettevõtted
on aru saanud, et nüüd tuleb uus papp, eks ju, ja see papp tuleb näiteks, kui kõik peavad oma autod vahetama elektriautode vastu. Siis kes on esimesed, kes neid tootma hakkavad? Saksa autotootjad, kes on kõik juba suured. Kõik autod tuleb välja vahetada. See tähendab kõikide autode ehitamine. See on ju raha. Puhas raha tuleb sisse, eks ju. Järgmine, laevandus. Kui me vaatame, mis plaanid on teha lennundusega, täna on laevandusega, just Tallinkiga seda teemat arutasime, kui ühiku hind tõuseb 300 eurolt 1000 eurole tänu nendele piirangutele, mis peale pannakse laevandusele ja laevandus täna on siiski kõige efektiivsem ja nii-öelda puhtam, sest ta tegelikult ju täna maailmas, et siis jäägi midagi üle, mis me teeme, siis hakkame jala käima. Ei no tegelikult vaatajatele ja kuulajatele võib-olla teadmiseks, et laevandus tervikuna toodab ja kontinentide vaheline transport toodab ainult 2,3–2,5% kogu emissioonist. Aga ta on hästi nähtav, kogused on samas per ühik on hästi suured ja sinna on ka kerge regulatsioone rakendada. Aga näiteks laevanduse enda jaoks on ainuüksi transformeerimise hind on 1,3 triljonit. Et ainult olemasolevat laevastikku ümber ehitada, aga tegelikult... keegi saab selle raha endale. Aga sellest ei piisa, selles on see häda. See on ainult esimene samm ülemineku etappi. Ideaali jaoks on vaja ehitada uus laevastik. Olukorras, kus laevade eluiga on 50 aastat, eks ole, suurem kui autodel reeglina ja see on päris suur majanduslik väljakutse. Ja see on ju nonsense, et me ise endale seda teeme. Sest me ju teame, et seda ei tee hiinlased endale. Praeguse tõenäosusega on see väga väike. Ei tee ka teised. Ameerika Ühendriigid ei tee. Ameerikas ei ole, Ameerikas on ronge ikkagi suhteliselt vähe tegelikult kasutusel transpordis. Aga mis teiste tehnoloogiatega, vesinikutehnoloogiad näiteks, kuidas Euroopas on kõva häälega räägitud kõlavast nii-öelda vesinikuprojektist 50 gigavatti meretuulikud, aga Hollandis on pandud püsti midagi, aga see kõik on nagu selline, ütleme, mastaabi mõttes ei ole tõsiselt võetav ja ühiku hinnad on ju sellises mastaabis hästi kõrged, nad ei ole konkurentsivõimelised. Mina olen väga suur uute tehnoloogiate toetaja. Kui nendesse investeerida ja nad mingil hetkel hakkavad ka majanduslikult ära tasuma. Aga täna ei ole vesinik... võtame sama Eestis. Eestis ei ole isegi vesinikustrateegiat. Eestis on väga tublisid teadlasi, kes entusiastlikult oma koduhoovi peale ja võib-olla oma mingi labori juurde panevad... Üks tankla on isegi. Ja vesiniku tankla, eks see on. Aga nagu ma ka eelmine kord parlamendis ütlesin, täna on see nende inimeste hobi, sest seda ei ole keegi teinud nii-öelda riiklikuks poliitikaks. Ja kui seda siis MKM-iga rääkida, siis öeldakse, et vara ei kõlba, veel ei ole valmis. Meil ei ole ju tegelikult vesinikutanklaid, eks. Vesinikuautot me ei saa osta, vesinikuautosid on ka, ütleme, vähe ja ütleme, ma arvan, et sõiduauto tasemel see vesiniku on energiasalvesti, eks ju, mitte ei ole energia ise, vaid energiasalvesti. Et see võib-olla ei ole kõige efektiivsem, aga minu arust rongiliikluses raske transport. Mina võin transportiga tegeleva inimesena öelda, et tegelikult raske transport vesinikust saaks kasu. Ja muidugi, kui see tehnoloogia oleks viidud sellisele tasemele, et ta tõesti ennast ära tasuks, sest et mittetasuvaid tehnoloogiaid oleme me näinud, need ei aita meid kuigi palju, see on see sama süntees ka. Nii et jälle kord tuleb investeerida ja Eesti on vesinikutehnoloogiate koha pealt ju maailmas täiesti adekvaatselt teadus esirin. Meil on vesinikutehnoloogia teaduslik baas olemas, meil on, eks ole, põlevkivi jaoks olemas, võib-olla saab seda ka kasutada, nagu on räägitud. Me ei tohi ära visata asju, mis on meil on üle 100 aasta ekspertiisi antud valdkonnas maailmas. Ja kindlasti saab kivist õli välja pressides ehk... keemiat teha, raha välja pressida saab kivist ka siis, kui seda lihtsalt ahju ei aja, eks ju. Et konkurentsitult tuleb mõelda ka põlevkivitehnoloogiatele ka tuleviku vaates. Aga süsiniku püüdmine? Meil on ka sellest juttu rääkida. On üks nendest, eks. On üks nendest ja kui me ütleme täna, et põlevkivi põletamine on halb, siis võib-olla on mingi tehnoloogia täna olemas, püüame selle süsiniku kinni, kasutame selle uuesti ära, teeme selle kõik uute tehnoloogiatega ja kasutame edasi oma põlevkivi, mitte sellisel määral ja mitte sellisel moel, nagu me seda siiamaani oleme teinud. Aga kõige lihtsam on öelda, et nüüd kaevurid maalt välja, augud kinni ja midagi rohkem sel teemal ei toimu.
aga seal ei ole ka tegelikult strateegiat. No kui me vaatame maailmapilti, siis tegelikult maailmapildis on minu meelest möödunud aastal oli energiaagentuur, rahvusvaheline energiaagentuur tulnud välja prognoosiga, mis on siis selle fossiilsete kütuste poolt vaadates sektori prognoos, mis näitab, et tegelikult ka 2050. aastal on veel märkimisväärselt kasutusel fossiilseid kütuseid. Jah, väheneb söökasutus, aga näiteks gaasikasutus ei vähene. Näiteks jutt on proportsioonidest, kogused ju tegelikult kasvavad, kuna üldine energiatarve kasvab. Ja näiteks ka õliga ei ole sugugi nii, et see ära kaob selleks ajaks. Nii et jah, rohelised taastuvenergeetika võimsused kasvavad, aga kasvavad 2 korda ainult. Oleks vaja, et kasvaks 5 korda. No ja muidugi tulles tagasi selle rohepesu juurde, eks see rohepesu on ju ka teatud määral seotud selle maagaasiga, eks. Et tegelikult maagaas iseenesest on rohelisem kui süsi. No 2 korda vähem emissiooni, ütleme laias laastus. Aga mis kõige rohkem peab tähelepanu pöörama sellele, et me ei hakkaks tekitama seda halli vesinikku, mida me siis Euroopas ütleme, et me oleme väga tublid vesinik, aga toodab seda Venemaa kuskil sellest samast maagaasist, eks. See peab kuskilt tekkima. Ja kogu see Euroopa peaaegu absoluutne sõltuvus Vene gaasist. See on minu arust Eesti-suguse riigi jaoks strateegiline probleem. Nüüd me jõudsimegi tegelikult 3. teemani, kui on tehnoloogiline väljakutse, kui on majandusliku konkurentsivõimekuse ja juurutamise teema, eks ole, ja rohepesu vältimine samal ajal. Ja siis on 3. teema on ju tegelikult energiajulgeoleku ja tarnekindluse teema. Sest me teame, et täna kahjuks tehnoloogia võimaldab küll toota rohelisel viisil vägagi suurtes mahtudes isegi, kui on piisavalt installeeritud võimsusi, aga ta ei garanteeri stabiilsust ja ei garanteeri seda tarnet, katkematut tarnet. Elektri puhul on see põhjalaiuskraadidel eriti aktuaalne teema. Lõunas samamoodi. Ja tegelikult lõunas ka. Tegelikult läheb jahutamise peale sama palju või rohkem energiat kui... Ehk siis tarnekindlus pluss julgeolek, energiajulgeolek. See on tegelikult üks väga suur väljakutse, arvestades just konkreetselt nüüd räägime Euroopast, kellel on, eks ole, sellega probleem ja eriti see energeetika ja julgeoleku teema ja see Venemaa sõltuvus, kus on üle 45% gaasist juba Euroopas on Venemaa gaas, Saksamaal juba kaugelt üle 60%, see hakkab, mingil hetkel ju hakkab ja me näeme ju, et see lööb reguleeritavaid võimsuseid on vaja. Ehk siis on vaja reguleeritavaid võimsuseid. Reguleeritavaid võimsuseid on vaja, pole kahtlustki. Gaas on ka reguleeritav võimsus, eks, ja selle tuuleparkide ehitamise ja päikeseenergia odavamaks muutumine, sest kindlasti annab selle kasvu, mida vaja on, aga selle gaasi peale käib võitlus kogu maailmas, eks ju. Lõuna-Ameerika gaasitootmine on 3-kordistunud viimase paarikümne aasta jooksul. Hiina ostab kokku kõik, mis osta on, omamata ise. Mitte ainult Hiina. Jaapan, ma vaatasin graafikutes, kui see vedelgaas ära kadus Euroopa turult, siis selgus, et jaapanlased maksid üle 2 korra rohkem. Ükskõik, mida maksid eurooplased, jaapanlased maksid 2 korda rohkem, sinna ta läks. Aga sellest, nii hämmastav kui see ka ei ole, hoiatas juba Ronald Reagani esimene administratsioon 80ndatel aastatel. Hoiatas Euroopat, et sõbrad tõmmates toru Siberist Berliini, te panete ennast konksu otsa, millega te enam hakkama ei saa. Siis veel olid Saksamaal tuumajaamad ja siis veel olid Saksamaal söetootmine või söetootmine ja söeenergia. Nüüd tuumajaamade tehnoloogiast lahti ütlemine pärast Jaapani tuumakatastroofi on minu arust Euroopa üks strateegilisemaid vigu. Sellepärast, et tegelikult näitas ju see tuumakatastroof Jaapanis, et tehnoloogia toimib. Ei olnudki probleem. Probleem oli tegelikult tsunamis ja jahutussüsteemi kannatavuses, eks ole, aga Fukushima ju tegelikult näitas, et maavärin ei teinud mitte midagi. Õhku ei lennanud. Ei, vähe sellest, see oli väga võimas maavärin, nii et üli tuge. Ja tegelikult oli ju turvaline isegi sellise katastroofi peale, aga selle peale panna kinni tuumajaamad ja ennast täielikult panna sõltuvusse Vene gaasist, see on minu arust strateegiliselt rumal otsus.
Saksa valitsuse poolt sellel hetkel. Ja seda imelikum, et jaapanlased ise, kes esimese ehmatusega panid ju endal ka kõik tuumajaamad kinni, alates 2015. aastast hakkasid neid vaikselt avama ja tänaseks on kõik tuumajaamad uuesti tööle praktiliselt pannud. Jaapanlased on väga ratsionaalsed, nad oskavad arvutada. Ja, sest gaasihinnad võimaldavad või õigemini ei võimalda normaalselt nende majandusel toimida ja nad on välja arvutanud, et midagi ei ole teha, tuleb ja ka minna siin seda teha. Ei saa midagi öelda, ka Euroopa peab tõsiselt ikkagi ka tuumaenergeetika peale mõtlema ja edasi. Aga kas saab nüüd rohelise nii-öelda selle märgise see tuumaenergeetika ka või ei saa? Selle üle käib parlamendis tõsine võitlus ja prantslased seisavad selle positsioonil väga selgelt. Ja, aga neid osariike toetas kaasa arvatud Kesk-Euroopast, aga meie näiteks ei toetanud. Ja, ega meie nendest toetamistest alati väga täpselt aru ei saa, mina toetasin. Et mina toetasin, kuigi ma arvan, et meie jaoks on natuke see tuumajaama rong läinud. Ehk et ma olin väga tõsine tuumaenergia pooldaja olukorras, kus Leedu pidi nagu kus oli võimalus, et Balti riikidega koostöös tekib siis nii-öelda uus tuumavõimekus Ignalina jaama asemele. Visi-Kinnase projekt nõnda nimetatud. Ja ma olin isegi mingitel visiitidel juures, kus seda teemat nagu tõsiselt arutati, aga seal nagu ikka Baltid ei saa omavahel midagi kokku lepitud. Et seal ma nägin nagu võimekust, sest Eesti-sugusele riigile ja siin tuleb see inimeste arv jälle tagasi, et Eesti-sugusele riigile luua endale ise ka see kontrollimehhanismid on ebaratsionaalselt kallis ja tuumaenergia muidugi ei ole ka täiesti reguleeritav. Ehkki võib-olla öelda, et tuumajaam ikkagi toimib ainult niimoodi, et kui sa ta tööle paned, siis ta peaks töötama. No tal peab baaskoormus taga olema, mis on ekvivalentne. Ja muidu ta ju ka majanduslikult ei tasu ära, eks. Eks arvutus tehakse ikkagi, et ta on kõige vähem saastav, kui mitte arvestada seda tuumajäädet, mis ka 10 000 aasta pärast veel kusagil olemas on ja filosoofiliselt võib-olla natuke nii-öelda pigem selle peale mõeldes ma olen seda nagu ise endale mõelnud, et kuidas antakse edasi see teave, et see asi, mida sa nüüd katsud, on ohtlik sulle 10 000 aasta pärast. Me oleme siin eksperimenteerinud piibliga ja kirikujuttudega 2000 aastat ja sealgi on päris palju igasugust muutust olnud. Et milline see märgisüsteem hoiab seda teavet, et see on ohtlik 10 000 aastat, eks ju. Kui me selle kuskile maa sisse paneme. Aga kui nüüd proovida nagu natuke liiga kaugele vaata. Ja jutti alla tõmmata sellele temaatikale Eesti vaatevinklis, siis mis meie nagu strateegilised optsioonid on? Meil esiteks ei ole normaalseid strateegiaid, sellest me rääkisime. Aga mis need optsioonid võiks olla? Mis need variandid võiks olla? Tehnoloogilised variandid, julgeoleku ja tarnekindluse variandid, olles siin nagu me oleme, väikesed ja arenguvõimelised. Igal juhul me peame alustama sellest, et me ei teata, et puuküttega majad peavad kaduma. Eestis on puukütte olnud täitsa toimiv asi aastasadu ja sellega ma tahan öelda seda, et olemasolevad tehnoloogiad saavad kaduda ainult siis, kui midagi on asemele tulnud ja enne mingite asjade kinnipanemine. Me üldse ei rääkinud veel sotsiaalsest mõjust sellele, aga sellest ma võib-olla ei tahagi rääkida, sest tegelikult on sotsiaalne mõju ka tehnoloogia arengul ja tehisintellektil täpselt samamoodi, et kas sa oled kaevur või sa töötad kuskil tehases tööl, mida nüüd robot üle võtab, sa pead ikkagi ümber õppima ja kaevurid peavad samamoodi ümber õppima nagu need liinitöölised kusagil, kelle töö robot üle võtab. Et see on asi, mis on paratamatu tehnoloogia arenguga. Aga tehnoloogiad, mis asendavad praeguseid olemasolevaid tehnoloogiaid nii, et elektri hind või gaasi hind ei tõuse, gaasi hind tõus 10 korda, eks ju. Aasta algusest kuni siiamaani on minust 20 eurot ja praegu ta on 160 eurot, eks ju. Et see on ebanormaalne ja seda ei suuda tavaline pere, ühiskond lihtsalt niisama ilma kriisideta taluda. Ehk et me peame tagama selle, et hind oleks stabiilne ja see tähendab seda, et hoiame neid asju alles, mis meile varustuskindluse tagavad enne, kui me uued asjad niimoodi tööle saame, et nad päriselt ka meile kogu aeg elektrit annaksid. Ka 28. veebruaril 2022. aastal. Eelmine aasta sellel ajal umbes, kui meil vabariigi aastal pidasime, oli katastroof. Ja loota seda, et tuul puhub ja lund on piisavalt, et vesi Norra mägedest alla voolab, ei saa.
sest on elu näidanud, et tuul puhub vähem tänu kliimamuutusele ja lund on vähem, mis tähendab seda, et vett on vähem ehk hüdrogenergia hind läheb kõrgemaks. No tegelikult, olgem nüüd ausad, kokkuvõttes tuleb ikkagi tunnistada, et ega energia odavamaks ei lähe. Ükskõik, mis lahendused kasutusele võetakse, ükskõik kui targalt seda ka ei tehta, siis tegelikult ikkagi energia läheb kallimaks. Mis tähendab, et tema tarbimise harjumused peavad ka natukene muutuma, eks ole. Aga küsimus on, et kui palju ja mil viisil ja võib-olla selline mürk aktivismi arusaam, et me peame niimoodi kokku tõmbama oma elustiilis ja oma eluviisis, oma kõiges, oma majandusarengus, lõpetame üldse majandamise arendamise ära ja minema nii-öelda tagasi, see tõenäoliselt ei ole võimalik ja Euroopa seda kindlasti ei taha. Järelikult me hakkame tegema tarku kompromisse. Küsimus on selles, kas näeme neid ette või hakkame tegema hädasunnil. Aga teeme kõigepealt Eesti jaoks ja Euroopa Liidu jaoks energiat, strateegiad. Teeme sellised, et me vaatame kõiki, mis annaks meie ettevõtlusele ka kindluse. Ettevõtted peavad investeerima. Nad ei saa lihtsalt lambist igasuguste kõikumiste peale või kui Timmermans tahab kusagilt Euroopa Liidust kõiki oma strateegiaid muuta. Eesti Energia on siin eestvedajaks olnud, näidates, et uute tehnoloogiatega saab ka raha teenida. Aga teeme sellise strateegia, mis meie ettevõtetele annab kindluse, et põlevkivi kaevandamine tasub ennast veel ära 20-30 aasta pärast või et tuuleenergiasse on mõistlik investeerida selliselt. Teeme sellise strateegia. Ma arvan, see on üks meie põhiline. Ja tüdrukud nagu Greta Thunberg peaksid alustama sellest, et nad teevad aktsiooni, kustutame tule ära. Kui ma vaatan täna koolides, ma vaatan igal pool koolides. Tuled põlevad ööpäev läbi. Kustutame pärast toast minemist tule ära. See oleks, ma arvan, et ta teeks veel palju suuremat kasu sellele kliimale, kui ta sellist asja hakkaks ainuisikuliselt eest vedama. Ja muidugi ma ei saa küsimata jätta, eks ole, elukutseliselt, sõjaväeleselt, aga tõenäoliselt meil tasuks ikkagi seda Venemaast sõltuvust vähendada. Lausa hädavajalik, lihtsalt ma ei näe täna seda võimalust. Kust kohast see alternatiivenergia tuleb, millega me vähendame, kui me tuumaenergiasse ei investeeri või tuumajaamad kinni paneme. Ma ei mõtle Eesti poole pealt, sest see meie gaasist sõltuvus on ma ei pidangi, ma pidasin siin ikka Euroopas. Igalt poolt numbreid loed, et Eesti on 100% sõltuvuses Vene gaasist, aga me oleme seal ikkagi esimesed kogu aeg. Aga kas meie majandus nii palju gaasist sõltub, see ei ole nii. Meie majandus ei sõltu nii palju gaasist, küll aga Saksa majandus ja meie jaoks on Saksa majandus väga oluline. Et Vene gaasist sõltuvuse vähendamine absoluutselt vajalik, lihtsalt peaks olema mõeldav, mis siis on see alternatiiv. Võib-olla on alternatiiv Sahara päike ja torudesse pistetud vesinik, mis Saharast Euroopasse ja Saksamaale tuleb ja seal uuesti tagasi elektrienergiaks. 13% Euroopa gaasivarustust tuleb Alžiirist, nii et põhimõtteliselt see on täitsa võimalik. Päris äge oleks, kui me selle päikese siit torudesse ajaksime ja siis selle teisest otsast välja pumpaksime. Gaasitorudest saab ju vesiniku teatud proportsioonis ju panna. Kui need torud niimoodi ehitatakse, et seda teha saab, ma arvan, et ka tuleb tähelepanelikult jälgida, mis see Nord Stream 2 teeb. Äkki ka tema ajab seal talli vesiniku läbi, kui ühel hetkel vaja on. Ja Venemaa on tegelikult seda juba ka deklareerinud, et kavatsevad algus 10% peale minna, kui on aeg ja võib-olla isegi suurendada kuni 20%-ni, et uued torud on juba selleks kõlbulikud. Seda on öeldud kõrgel tasemel. Nii et jah, me peame kõigeks valmis olema. Tegelikult on uus aeg alanud ja ma arvan, et lõpetades seda jutuajamist kõlasid mitmed ideed, mitmed mõtted. Sooviks, kuidas nüüd öelda, jõudu jaksu nende asjade, nüüd on ilus väljend tekkinud moodne, nügimisel, surumine, lükkamine, tõmbamine ja nüüd on siis nügimine ka, et siis kõik need asjad hästi välja tuleksid ja Europarlamendi kaudu oma võimalusi kasutades, Euroopa institutsioonides liikudes, siin Eestis seda tehes ja pidevalt teemad ka kuumana hoides jõudu tööle. Püüame teha, ega just nimelt nügida ainult saabki, sellepärast, et lükata ja suruda saavad sakslased, mina saan nügida. Nii et suur tänu, Riho, ja see oli siis ka selline jutuajamine, mis oli pühendatud energeetika teemadele eelkõige. Need on meile väga olulised ja tähtsad tuleviku jaoks, meie majanduse edukuse jaoks ja meie igapäevase elu korraldamise jaoks. Ja seekord selline saade meil tuli. Jutud. Tänan kõiki vaatajaid, mina olen Raivo Vare ja meil oli täna külas Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras. Aitäh ja püsige terved!